No, kõik läks tegelikult nii nagu jah, ütleme meie jaoks küllalt hästi, kui siin paralleele mingisuguseid tõmmata isegi aastaga 2012 või Londoniga, siis ausalt öeldes ütleme, et nagu spordis on, et õnne ei olnud meil kumbagil korral. Et kui Riot vaadata, siis me tegelikult keskendusime küllaltki tähelepanelikult sellele eelsõidule. Sellepärast, et sõudmine on ju tegelikult selline ala, kus ilmaroll võib, eks ole, väga üheselt kas siis kaardid kätte mängida või siis kaardid maha mängida, et väga tähtis on see, et kui on ilmamuutus ja ebavõrdne tingimus, siis alati sõiduvõitjad asetatakse paremale veele. Ja kui paralleeli tagasi tuua Londonisse, siis esiteks seal oli paate rohkem, see kärpimine käib ju olümpial aastast aastasse ja küll siis veel naiste kvoodiga ja igasugused muud asjad, nii et seekord oli siis 410 stardis võrreldes Londoni ja kohe süsteem ka muutub, et muutub sellega, et edasipääsu tingimused on teised ja nii edasi. Ja meil oli ütleme, kurb kogemus sellest Londonist, kus tegelikult poolfinaali me oleksime olnud isegi suutelised võib-olla võitma või siis see oli suhteliselt napp kaotus, aga mida see mängis finaalipäeval, mängis seda, et oligi selline ilmastik, kus siis olid mõned rajadadel eelised ja siis sakslased paigutatigi sinna, meie siis saime niisuguse 3. positsiooni koha ja et seda nüüd tõsiselt nagu vältida, siis me siin proovisime siis selle eelsõidu tõesti teha nii hästi, kui suudame ja see üldiselt õnnestus, aga milles nagu point tegelikult oli, et seal olid üldse heitlikud sellised ilmastikutingimused ja vahepealsed treeningpäevad, seal jäi isegi lausa ära, me ei saanud veetreeninguid teha ja siis ei saanud ka, olid teatud treeningpäevad, kus oli lühendatud, ainult 1000 meetrit oli seal avatud, kuna teise 1000 peal praktiliselt võisid ära uppuda või paat vett täis minna, nii et lainetus oli küllaltki korralik. Ja siis, kui selle 1000 peal veel hästi palju paate ja see treeningu aeg oli ka niivõrd lühikene, et ega ei saanudki kõiki neid asju, mida võib-olla oleks tulnud vahepeal siin mingisuguseid pikemaid lõike ja asju teha, nii et need ei saanud teha, aga sakslastel läks seekord ka jälle tegelikult, nagu öeldakse, 100%, nad said selle vahesõidu teha ja siin oli kohe näha, et peale vahesõitu tekkis ka veel üks lisapuhkepäev, kuna lükati võistlust edasi ja mina ütleks, et kui me alati ise oleme nagu soovinud ja meil ongi nagu läinud niimoodi, et me oleme sellises tõusvas joones võtnud neid sõite ja finaalsõit hästi siis välja kukub, et siis oli nüüd täna oli sakslastel see õnn, et nad olid tõesti kõik saanud selleks teha, ma ütleksin, ja oligi näha, sest tegelikult terve hooaja liider oli ikkagi ju Austraalia, et nad näitasid suve keskel ikkagi väga häid kiirusi ja see oligi selline, ütleme, et tegelikult olid siis autasustamisel sakslased superõnnelikud, eestlased õnnelikud ja pigem Austraalia oli siis see, kellel oli tegelikult enne võistluse algust see kuldmedal nagu määratud, et nemad seda kahjuks ei saanud, jah. Kas kui Eesti oleks teinud vahesõidu ka, et kas oleks võinud tulla kuld või hõbe? Saab nii spekuleerida? Spekuleerida, seda me ei saa kunagi teada ja võib-olla me ei oleks üldse edasi pääsenud, eks ole, et on ka sellised halvad momendid olemas ja nii nagu siin me
võisime sõitudes näha, et ega Kanada oli ka päris hea komanda, aga neil olid tõsiseid ebaõnnestumisi, eriti just sellise lainega, et sõudmise juures on väga tähtis ja väga oluline ikkagi, kui hästi sa valdad need rasketes ilmastikuoludes seda sõudmist, nii et isegi meil oli tegelikult selles eelsõidus, kui keegi tähele õieti ei pannud, et ega Tõnul jäi ka seal üks tõmme päriselt nagu vahele, sellepärast et see kaer läks nagu käest ära aga lõppea kõik hea. Et tuleks natuke nüüd ajast tagasi, et sa siin mitu korda mainisid Londoni olümpiamänge. Ma mäletan, et Olümpiaakadeemia Londoni järgsel konverentsil olime kutsunud esinema Taimsoo ja Raja, 2 meest paadist, ja see vist oli Taimsoo, kes kindlalt väitis, et see seltskond enam kokku ei istu ja koos ei sõida. Et mis sai edasi? No jah, eks ta oli mingisugune selline osad nii kui paatkonast arvasid, et siiski nende võib-olla kõiki võimeid ei saanud 100% avatud ja siis üritasid omaette siis kas siis 1 või 2-sega ilmas võimu teha ja kas Taimsoo ja Raja istusid siis nooremate meestega 4 ja meie tegelik selline ikkagi mõte oli, et me peaksime selleks õige paadiklass ja oli ka võimalust, et Raja ja Taimsooga 2 sõidavad, aga meile kuidagi istus see ja noortemeestega sai siin paar aastat sõidetud ikkagi täiesti niisuguse medalikonkurentsis, olgugi et MM-i medalit otseselt ei tulnud, aga tuli rida karikavõistluste ja selliseid medaleid, et nii et aga siis aeg ja võib-olla mingisugune reorganiseerimine Eesti Sõudeliidus siis viis nii kaugele, et ja kuna ei olnud ka Hendriksonil neil tulemusi, siis grupid nagu liideti ja me tegelikult tahtsime ikkagi 2 paadiklassiga pääseda olümpiale ja siis me seal proovisime hooaja algul ikkagi 2015 hästi paljusi võimalusi, et kuidas need asjad nii kui võiksid sujuda, aga tegelikult olid mõlemad paadid sellise nende variantide juures siuksed, et pääsevad või ei pääse ja ikkagi siis tegime siin siuksed omavahelised kontrollsõidud ja jutul oligi lõpp, et istusid need 4 meest uuesti, võib-olla jah, mõned aastad läks siin üht-teist kaduma ja läks võib-olla kaduma ka just seesama koostööilumus ja ütleme ka, ega see ei ole ka väga vähetähtis, et sa tunned ennast selles seltskonnas, nii kui võrdne võrdsega ennast ja tead väga hästi nüüd ütleme siis kõikide vastaste juba taktikaid ja oled neid näinud paljudel võistlustel ja paljudes olukordades, nii et see on ka kindlasti üks väga tähtis ja oluline osa, nii et lõpp ja kõik hea, nii et vahepeal oli probleem vist Raja seljaga, et kui tema asemel oleks tulnud varuvõistleja, keegi, teil vist oli 2 varianti seal, et kas see oleks olnud katastroof või? Ei, ma arvan, et see ei oleks olnud tegelikult katastroof, vähemalt jah, võib-olla me ei oleks medalit võitnud, ei tea. Tegelikult Sten-Erik Anderson, kes ka istus ju 13-14 aastal Kaspari selja taga ja sai väga hästi asjadega hakkama ja ikkagi ütleme, et MM-il olla 2 aastal 5 ei ole mitte paha tulemus. Aga kui tõmmata paralleele siin
jälle Londoni ja selle vahel, siis tähendab sel aastal, nüüd kui raja oli rivist väljast, oli tegelikult paadist väljas 6 aega. Siis me saime tegelikult kvaliteetseid trenne teha, meil oli mees võtta ja võrdväärne mees võtta, nii et tegelikult see paat sõitis väga hästi, ma ütleksin niimoodi. Kui 2012 oli Jämsal seljaprobleem, siis me tegime trenne tegelikult 3 ja meil ei olnud sellist võrdväärset meest nagu võtta. Nii et võib-olla seal ka 12. ja 16. aastaga võrreldes oleks meil 12 võib-olla olnud, oleks ka see 4. koht 3. olnud, aga need on kõik oleksid, aga see on teadmine ja et pink peab olema vähe pikem kui 4. 4 ei ole 4 meest, et ideaalis öeldakse, et 4 on vähemalt 6 meest. Sa mainisid siin mitme sportlase vigastusi, et kuidas käib kogu paatkonna vormi ajastamine? Kui paatkond on tippvormis, kas see tähendab, et kõik 4 meest on tippvormis või mõni, see, kes on vigastatud, on vähe kehvemas vormis või treeningutel ikka ju kõik peaksid 4 paadis olema? Ega see ei tähendanud, et Raja oli kusagil sanatooriumis. Ta tegi, eks ole, trenne kaasa ja tegi neid individuaalseid nii ühepaadis kui jalgrattal ja jõusaalis ja nii edasi. Et sõudmise juures kõige äkilisemad ongi see väikene seljavigastus, mis tal nagu ennem tunda andis, et tegelikult viimasel või Poznani MK-l oli siis selline teema, et oligi stardis, kus on siis ikkagi see maksimumpingutus ja äratulek ja seisva paadi liikuma tõmbamine, et seal ta selle nõksu nagu sai, et see koht oli natukene ja nii ta on, me lihtsalt ei riskinud teda väga vara paati panna, sellepärast, et jah, kiirustrennid ja kõik seal, see oleks võinud nagu kehvemalt lõppeda, aga tegelikult oligi, et kui Raja istus paati, eks ta oli mingil määral natukene ka, ütleme selle koostöö poole pealt ikkagi maha jäänud, teised on oma kiiruse ja asjaga edasi läinud, nii et tegagi õhus oli vahepeal see ka, et kuidas, et võib-olla ka mõnes sõidus tuleb proovida sõita Steniga, aga kõik sujus niimoodi, et tegelikult Raja väga kiiresti kohanes ja otsus oli seekord selline, olid õige vale. Ma arvan, et õige. Samad mehed sõitsid Londonis ja ka Rios. Et kas ettevalmistuses, kogu ettevalmistusprotsessis oli ka mingeid põhimõttelisi erinevusi? Kas sa tegid mingeid teistsugusi lähenemisi? Ei teinud. Me tegelikult laias laastus siiski kopeerisime ütleme siis Londoni ettevalmistust, mille pärast need maailmameistrivõistlustest erinevad, et olümpiamängud on kusagil 6 aega varem, kui on tavaliselt meil siis MM-id, nii et ühed on septembri algul või siis augusti lõpp ja nüüd olümpiad on ikkagi augusti alguses, et see on see erinevus, et kui me tavaliselt läheme, ütleme põhjamaalastena vee peale siin märtsikuuses, siis olümpiaastatel me oleme läinud vee peale juba jaanuaris ja veebruaris. Need esimesed laagrid on olnud sellised vähe lühemad, paarinädalased, et harjuda ja tulla siis selle veetöö peale tasapisi. Ja muidugi ka nende treeningkohtade valikuga on ka ju selline asi, et ega neid treeningbaase, kus nagu sõuda saab, on suhteliselt vähe ja siis kogu see maailm või ütleme siis me Euroopas, et eurooplased ronivad ikkagi nendesse kohtadesse, on ta siis Itaalias või Hispaanias, eks ole,
ja me oleme tavaliselt ka eelmine olümpia kasutasime Sevilla, aga seal on see veekogu on, sa saad mingi 5 kilomeetrit sõita ja siis tuleb pöörata ja hästi palju on paate ja aerutajad ja see vesi keeb, ütleme treeningute ajal tegelikult, et väga ebamugav on midagi teha, et see on see periood, kus tegelikult tuleb hästi selliseid pikki otsi sõita ja siis me tegelikult avastasime päris ja uue koha on Portugalis, et läksime sellise, ütleme, ma ei ütleks muidugi riski peale, sest ma käisin ise detsembris seda vaatamas, me olime esimesed, siis see baas valmis alles just ja detsembris oli nii, et mööbel oli kõik kilede all veel ja jaanuaris me olime siis esimesed, kus siis käis veel alles selle kogu kompleksi sooja nii kui reguleerimine ja sooja vette ja kõikide asjade, aga ei, kõik sujus ja ütleme, et väga hea baas ja kõige tähtsam meile, et vett oli jagus niimoodi, et võisid ühes suunas sõita seal 28 kilomeetrit või ütleme praktiliselt Hispaaniasse veel kaugemal oleks võinud sõita, aga seda vaja ei ole. Et meie tavaline treeningkoht Skradin on samalaadne, et seal on ka vett jagub ikka päris pikalt. Ja. On see plussiks või miinuseks, kui mõni tugev paatkond samas keskuses harjutab samal ajal? Ütleme niimoodi, et jah, plussiks või miinus. Ikka, kui sa näed silmanurgast, mida või millises seisus on ühed või teised, et eks see jah, annab nii kui kas siis oma tööd üle vaadata, et meil oli tegelikult seekord hea võimalus, et tegelikult šveitslased otsisid võimalust kellegiga koos mingisugune treeningperiood läbi teha ja siis nad, siin Armada võistlus on meil selline sügisene võistlus, kus kõik ühepaatidel sõidavad ja seal nad sellist kontakti otsisid tegelikult, nad tahtsid nii sakslaste või ka austraallastega, eks ole, aga sealt öeldi suured koondised ja absoluutne ei, et nende süsteemi nagu siis see ei tule, aga ma arvan, et meile oli see tegelikult küllaltki hea, et me saime, Šveitsi koondis oli ka niimoodi, et osad olid Uus-Meremaal treenisid ja siis osad, kes Euroopasse jäid, neil oli ka tegelikult Portugalis omal selline väga hea treeningkeskus, aga ta oli liiga avara veega ja kevad on ikka selline, kus tuuled on hästi suured ja tegelikult palju trenne võib ära jääda, nii et sellise lahenduse juures, nii et meile oli see väga hea, me nägime, tegelikult me olime selles veebruarilaagris kergelt nagu sellised peksupoisid, mis puutus 4 sõite, et samas me seal ühiseid selliseid kontrollstarte tegime ja 2 peal oligi niimoodi, et ütleme, et meie omad olid esimene ja 3. ja nende omad seal 2. ja 4. ja nii edasi, et aga 4. peal me saime ära ja tegelikult see mõnes mõttes distsiplineeris meid ja et kui me olime harjunud sellega võib-olla, et jah, me oleme esimesed mehed külas, et aga see küla tegelikult ongi ühe majaga, et see oli meie jaoks niisugune hea, et nad olid olemas ja me tegime palju niisuguseid korrektiive ja ma usun, et see kõik tuli nii kui kasuks. Lõpuks Šveits ei jõudnudki finaali Rios? Jah, nad jäid väga napilt välja ja see oligi see sama vahesõit ja vaata, siin ongi selline asi, et paralleele tõmmata, meie võtsime, ütleme, selle hooaja juures omale sellise eesmärgi või, et me isegi niisugused tugevamad nädalad, me üle 24 tunni ikkagi trenne kokku ei teinud, aga samas, kui me seal koos olime, siis šveitslastel tulid seal lausa sellised 30-tunnised nädalad, nii et siin on ka see asi, et ega siis alati see treeningu hulk või see ei saa sinna võrdusmärki panna, et siis oled
kindlalt võitja ja eks neid treeningumaailmameistrid ole ka üksjagu. Kas võrreldes Londoni olümpiaks valmistumisega laias laastus, kas treeningkoormus ei samaks? Maht või intensiivsus tõusis, langes või kuidas see? Ei, me praktiliselt ikkagi sama mudeliga, nii kui läksime, mis siis oli, et eks see intensiivsuse periood jääb ikka sinna suvesse, et kui liiga vara, nii kui alata, me oleme siis rohkem sellised sügise poole sõitjad, et see sõudahooaeg on tegelikult niivõrd lühikene, et see sihukest võib-olla 2 küüruga kaamelit teha ei anna ja ütleme siis see aeg, kui meil olid Euroopa meistrivõistlus peale MM-i, et seal meil nagu ütleme siis vormikõver läks nagu ühe koha peale, et aga nüüd on niimoodi, et Euroopa on hooaja algul ja siis MM on lõpus, nii et tuli valida, mille peale minna, aga samas jälle õnn oli meie pool seekord jälle Euroopa aeg, kus tegelikult me olime sellises tsüklis, kus me hästi palju selliseid jõutõmbeid tegime ja olime sellise füüsise peal ja ilm oli ääretult rängalt raske ja distants oli ütleme ajaliselt minut aega pikem sõita ja kõik see mängis tegelikult meile nii kui trumbid välja lisaks sellele, et jah, me oskame natukene paremini sõita raske ilmaga kui võib-olla konkurendid ja see tegi sakslased kindla peale ellaks, et nad said ju oma kodus Euroopa omadel nahutada ja siis veel see Rio siis ütleme eelsõit ka, nii et ütleme peale finaali me saame suhteliselt hästi läbi ja kui ma läksin mehitead sinna õnnitlema, siis nad lausa langesid niimoodi kaela, et need ütlesid, et nad juvedalt kartsid meid, et aga nii ta on, sport, kõik päevad ei ole võrdsed ja mul on meeles ühes olümpia eelses intervjuus sa ütlesid, et sul on olümpiaks või võistlusteks, tippvõistluseks valmistumiseks omad võtted, omad nipid, omad kaardid tagataskus, et siin praegu austraallasi, sakslasi ei ole, et kas sa mõne paljastad ka või? Ei, mis nüüd nii väga nippi, eks need ole need asjad paljudes ikkagi kogemustes, ma võin ka öelda seda, et nii kui Euroopa aeg, et ma tegelikult tegin küllaltki selliseid julgeid liigutusi, et sõudmise juures on ka see veel, et see ülekande moment on ka ju ütleme piltlikult öeldes natukene teine vastutuult ja allatuult sõites ja me tegime lausa aerut lühemaks ja mitte ei saagi nüüd otsast ära, aga meil annab neid asju reguleerida, et ja need jõuõlad panime ka natukene teised, aga see kogemus oli jälle kusagilt aastatest, ma pakun, et seal 75-6, kus ma ka korra ükskord liidu karikal olen meestele niimoodi teinud, et järgmist kamandat võideti 30 sekiga, et siin oli ka selline, nii et läks jälle selline asi täkke, et ma mäletan siin kergejõustiklasena, et on Võrteri raamatus kunagi oli, kui ta oma viimase vist kulla võitis, et tuletas meelde, kuidas vihmasajus seal mingisugusel kolledži omal ta nii kui eitis ja nii, et sellised asjad ongi need nipid, eks ole, mis nii kui põhinevad ja ega meil on ju tegelikult need ütleme GPS-id ja mõõteriistad ja asjad, millega sa saad ikkagi oma tööd nagu ütleme kontrollida ja sama on ka nagu talvisel ettevalmistusel, jälle meil on omad teatud testid ja kui need asjad on nii kui öeldakse paigas ja või siis ütleme ikkagi mehed oma nagu parimas hoos, et siis ei ole põhjust eriti karta. Kuidas sa siit edasi minnes, et kuidas sa määrad meeste vormi? On see siis paadi liikumise kiirus teatud distantsil, on need mingid kuival maal testiharjutused, mis on nagu või vaatad meestele näkku, kui palju higistavad või mitte?
Ja ei, no näkku tuleb ka vahel vaadata, et tegelikult on see, et sageli meil ei osata võib-olla nagu puhata ja ma olen alati seda meelt olnud, et ka mingisuguste eksamite puhul, et ma ei jälestan neid, kes öö läbi õpivad ja hommiku võib-olla väga tark mees on niisuguses segaduses, et ei tea isegi, et samas välja puhanud mees mõtleb alati mingisuguse õige asja välja ja niisama on sõudmises ka, et kui sa lihtsalt tunned, et seal on seda värskust vaja, et niisama on selles sõidus ka, mille pärast me natukene nagu rahulikult alustame, et alati on see oht ennast nagu öeldakse kinni sõita, et tegelikult pead saama selle paadi ikkagi ilusti jooksma ja siis sa saad talle kiirust lisada, et kui sa siin nagu öeldakse, ponnistad võib-olla algul liiga, siis see maksab valusalt kätte ja no me oleme need omad asjad paika saanud, mehed usaldavad treenerit, treener usaldab mehi ja ütleme, et selles olukorras oli ikkagi kõigil meestel oli suur tahtmine see medal võita, et Tõnul ta üksinda oli ja nii ta on. Kas on mingid mõtted sulle, kuidas meeste enesekindlust tõsta? Kas see on üldse probleem teie meeskonna juures? Ma arvan, et ta ei ole. Siin, kui meil noorem meeskond oli siin 2013-14, siis meil oli siin Kristel Kiens oli selline, kes võib-olla sulandas seda meeskonda kokku ja andis mingeid nippe aga ma arvan, et see seltskond oli tegelikult on küllaltki selline ütleme, kui meestel on 3 või 4 olümpiamängu selja taga, siis sealt see kogemus ja seal verest välja lüüa on väga raske, et Kaspar siin isegi ütles, et kui mul Londonis veel oli ka ikkagi see medali võimalus olemas ja käed stardis nagu värisesid väga pikalt veel, aga ütles, et siin läksime juba soendusele kõik see tavaline töörütt tuli ja nii, et see on ka väga oluline. Sa mainisid spordipsühholoogi, et kui sul oleks võimalused, et keda sa veel meeskonda võtaks või kas on vaja võõraid mehi, naisi sinna juurde või mis, ütleme, kui oleks võimalusi, et nüüd edasi mõeldes Tokyo olümpiamängudele, et kas seda taustajõudu suurendada? Ei, ma pigem panustaks võib-olla selle pingi pikenemise poolele, et oleks teisi mehi natukene rohkem selja taga ja ütleme ühest küljest ka, et see sats on suhteliselt ikkagi juba võib-olla Tokyoni veaks välja, et nii kui Kaspar naljatamisi siin ütles ühes peale sõitu kohe, et küsiti ka, et kuidas Tokyoga, muidugi, et Tõnul ju komplektist 1 medal puudu. Nii, et on see nagu kindel kokkulepe või kuidas, et lihtsalt meestevahelised jutud? Kokkulepe, eks me tee ju kõik edasi ja kunagi ei tea ju, kuidas tervis vastu peab. Aga jälle, kui Tõnust rääkida, siis tema tervis on siin võib-olla kõige raudsem, nii et ja ma usun, et tahtmist ja motivatsiooni ka on, et isegi kui siin juba järgmist aastat ette vaadata, siis selge on see, et tahaks ükskord sellest pronksi sajust ka läbi murda. Kas oleks võinud ka Rio olümpiaks valmistumisel teha midagi teistmoodi? Nüüd tagantjärgi vaadates, et oleks tulnud siis kaua oodatud hõbe või kuld muidugi? Ei, võib-olla oleks pidanud kehvem ilm olema lihtsalt, et siis oleks kõik asjad võimalikud olnud. Ma arvan, et alati võid öelda, et võib-olla poleks siin üks või teist haiguskimbutanud aga samas ma ütlen, et me tegime omalt poolt kõik, mis me nagu arvasime ja tahtsime ja
ja usun, et ei teinud ka midagi valesti, et me olime selles pildis ja et see finaalsõit niimoodi lõppes. Tegelikult need, kes olid läbi hooaegade olnud pildi peal, need ka olid täna löögil, nii et kahetseda ei ole midagi. Kui võtta nüüd sporti ja tippsporti veidi laiemalt, et sa oled hästi suurte kogemustega treener, et mis sa ütleksid noorele, ütleme 16-17 aastasele eeldustega sõudjale, et millele ta peaks tähelepanu pöörama, mis on oluline, et ta jõuaks ka olümpiamedalini? Mis on need faktorid? Tegelikult peab ikka olema hästi siukene suur pühendumus, selle peale ma ütleks niimoodi, veel siin teise asja peale tegelikult öeldes, et üldse eestlane on selline hilise arenguga ja sõudmises on tegelikult see hästi nii, et kui me vaatame siin, siis ütleme, Kaspar Taimsol on ainult noorte medal olemas, et ei Jämsal, ei Rajal ja isegi Jaansonil ei ole noortest tiitlivõistluste medalit, aga samas on, ma ei tea, paljud teavad, mitu medalit on Hendriksonil ja Rajal tiitlivõistlustelt, et mõlemal on 10 ja ainukene vahe on selles, et Tõnul on 2 olümpiamedalit, Rajal 1. Ja nad on tegelikult, ütleme, selles vanemas osas on siuksed omad tulemused teinud ja siin ongi tegelikult sellised mõttekohad, et võib-olla väike erand on siin olnud mul ainult Arnemann, kes siis sai nii noortes täiskasvanus kui ka olümpiamedali, aga teiste puhul sellist nagu järjepidevust ei ole ja võib-olla siin, kui vaadata Kaisa Pajusalud, kes noortest tegelikult hästi võimsalt läks ja siis tema, kui sai siis vanades, ütleme, Euroopa medali täiskasvates kätte, aga ei jõudnud olümpiale ja kuidagi see säde tal nagu kadus, et pigem ongi, mina olen paljust siuksed momendid olnud, kus ma olen algusest kuni lõpuni sportlasega läinud ja siis tegelikult tuleb algul võib-olla seda põhja laduda, et võib-olla meil tahetakse liiga kiiresti kohe see tulemus, et ta peab. Andekas vend on siis ta ja töökas ka on, siis see tulemus tuleb nii või teisiti, aga kui mõtelda selle täiskasvanute spordi peale, siis ma arvan, et tal peab selline tahe ja see säilima, et kui see sport tehakse vastikuks võib-olla, siis nad kaovad nagu kiiresti ära, et ma oma ajast mäletan, mul oli seal üks isa oli väga fanatt ja ajas oma poegi suusast taga hommikust õhtuni ja tegelikult kui nad sinna 19 aastani jõudsid, siis neil oli igasugune tahtmine suusatamise vastu läinud, et noorteklassis olid küll päris head tegijad. Aga siin ilmselt on ka treeneri suutlikkusel, võimekusel teatud piirid, et kui mingi hetk tekib ju 20-aastasel noorel ka see küsimus, et kus oleks raha, et saaks üüri maksta ja kõhu täis ja et ilmselt see on nagu suurem kogu Eestit hõlmav spordiorganisatsioon peaks siis selle soodsa kasvukeskkonna looma. Jah, ma olen seda siin maininud, kui meil on ju tegelikult autentese sõudmisel seda nagu ei ole, ja siis sealt edasi ülikooli aeg ja tegelikult võiks olla ju ikkagi see meie 2% kaitsevägi, kes võib-olla võiks siis vähe rohkem nagu panustada. Antud 4 paadis on tegelikult 3 meest ongi kaitseväelased ja 1 on politseinik, et meil on siuke militaarne koosseis.
aga muudes maailmades on see täiesti loomulik, et selline üleminek ongi kas siis sõjaväe või siis selle kaudu, et see on tegelikult õige märkus, et mõned lähevad meil kaduma, aga ma arvan, et samas on, kui olümpiakomiteed ei tee, siis kas siis alaliit või siis tugevad klubid kindlasti suudavad ka natukene panustada. Ma arvan, et mitte nii võimsalt kui korvpall või nii edasi, aga meie vajadused on ka tunduvalt väiksemad. Aitäh, et nüüd on hea võimalus kutsuda siia laua taha Sõude meeskonna üks unikaalne aitaja ehk siis peatreeneri abikaasa. Palun, Reet Palm-Killing. Tere! Iga väga hea treeneri selja taga või kõrval on mõistev abikaasa. Jah, meil on tõesti niimoodi vedanud, et mõlemad oleme sõudjad, kasutame seda ära. Mina olen noortetreener, ei ole võimalik olla noorte ja vanade treener, ma olen proovinud 2 korda ja ikkagi lõpuks on need sportlased potsatanud Mati treeninggruppi. Mis seal probleem on? Probleem on ajaline. Kui ma treenin väikesi, siis see läheb 1,5 tundi, siis ma pean tegelema nende täiskasvanutega. Lihtsalt ei ole võimalik, aega ei jätku. Sa tahad ju, Mati tahab ju kvaliteetseid, hästi õigesti treenitud uusi sõudjaid. See tähendab, et noorte treeneri tee on tähtis ja sealt pannakse alus tulevasele tipule. Mul on üks ajakirjanik ükskord öelnud, kui Mati tutvustas mind, ütles, et Reet Palm, minu abikaasa, noorte treenerid mind ei huvita. Aga kus kohast need täiskasvanud sõudjad siis tulevad? Täitsa õige. Ja. Et Sten-Erik tuli mulle sellisena, Anderson. Keir Suursilt tuli niisugune paksuke, pisike. Et vahva on vaadata, kuidas muidu lapsed arenevad. Ja noh. Noorte treenerid on väga tähtsad. Öelge oma erialadel, oma noorte treeneritele, et aitäh, et olemas olete. Aga see on nagu siis loogiline jätk, et siis noorte treener peaks või peab andma oma paremat kuhugi siis edasi? Ei pea. Või siis peab Keegi noortest loobuma? Jah, täpselt ongi. Et ta peab ikkagi valiku tegema. Ei saa mõlemad korraga. Mina ei olnud võimeline niimoodi tegema. Kui suured grupid sul on praegu? Väikesed. Jah, põhimõtteliselt, kui paari... Tähendab, mul on praegu, ma sain aru, mitu inimest. Mul on praegu just õppelajuhataja ütles, et sinu treeninggrupis on praegu 23 inimest. Jah, ja kui seal on 2 head või täiskasvanud, siis või selle 2-3-ga ei saa minna laagrisse ja 20 jätta niisama. Täpselt. Aga õnneks see aasta me läksime MM-ile, sai niimoodi, et minul oli puhkus, noori ei olnud, siis ma sain nagu teha seda vanade tööd. Sest tegelikult ju Mati ei ole öelnud seda, mis tema töö on, et tema ju sõidab ju kogu aeg kaasas. Ja noorte treener peab ka ju kaasas sõitma. Kui sa tahad tulemust, siis sa pead olema lapse kõrval kogu aeg. See tähendab seda, et ma olen näiteks 20 lapse kõrval, 1 kaater, 1 aeg. Ei ole realistlik. Killing on tark, see sõidab nüüd jalgrattaga meil kõrval. Treenib ise ennast ka salaja. Ja, et kas see paremat üleandmine abikaasale, see vist ei tekita see läheb täiesti sujuvalt. Ja. Aga kui oleks võõras treener? Ei läheks sujuvalt. Mis lahendus oleks? Ma arvan, et
kokkulepped, vaat siin tegelikult ongi, et miks võib juhtuda selline asi, et ma ei tahaks ära anda oma õpilast, kui ma näen, et ta on väga andekas. No kes tahab ära anda? Jah. Ja noh, ega ei anta hea meelega ära ja seal kannatab tegelikult sportlane. Ei ole ka sellist süsteemi, et see noortetreener saaks mingisugusegi boonuse sellega, et ta on teinud head tööd. Loodetavasti täna tuleb siia rääkima EOK asepresident Tõnu Tõniste, et äkki saame arutada seda probleemi temaga, et kas tema vastutab tippspordi eest ja eks iga tippsportlane algab peale noorsportlasena, et vahest on mõtteid või? Mõtteid on ju alati, aga ega ei hüppa ju kohe, mis on tegelikult treeneri töö juures väga suur probleem, on raha, üllatus. Esiteks treeneri palk, kõik meie treenerid, sõudetreenerid teevad kõrvalt teist tööd, nad on tavaliselt õpetajad. Mina ei tee, mina olen laisk. Kuidas on võimalik, kui tegelikult kõik spordialad, mõnikord vaatad ja mõtled, mida see täiskasvanud inimene hüppab või sõuab või, aga kui me hakkame vaatama mina kas või jalgpalli, ma ei ole jalkafänn, aga kui sa vaatad head sporti, siis see haarab sind nii kaasa ja uskuge mind, see mõjub tervisele ka hästi. Jah, eks see küsimus ole ikka aeg-ajalt kerkib, et kas seda tippsporti on vaja või ei ole üldse vaja, et samas mõeldes siin selle suve Euroopa meistrivõistlustele, kus Islandi koondise mängu vaatas vist 99,5% rahvastikust, siis ilmselt ikkagi on vaja seda. Jah, ilmselgelt on vaja. Kuidas on olla treeneri abikaasa? Ausalt. Siis kui läheb hästi, siis on tore olla. Jah, see suvi läks hästi ju. Ma olen harjunud ja ma olin ise tippsportlane, ma tean, mis see on. Et 9 kuud aastas istud kuskil lõunas. Nüüd on vähemalt valitud väga ilusad kohad. Horvaatia, Portugal. Ma olen mõlemas, Mati on mind kutsunud mõnikord kaasa. Et seal on ka lastel parem treenida. Kõik see sinine vesi ja valged majad ja punased katused, uskuge, need mõjuvad väga hästi. Kas sa Matile vahel nõu kannad, et näiteks, et nõu, selles mõttes, et kastrulit. et pane see mees hoopis esisõudjaks ja see sinna mujale ja nii edasi. Ütleme niimoodi, et ma valetaksin, kui ma ütleksin, et me kodus sõudmisest üldse ei räägi. Muidugi me räägime. Ja muidugi meil on mõlemal omad arvamused asjast aeg-ajalt. Aga me oleme siiamaani leidnud lahenduse. Et mõnikord on minul õigus, mõnikord on Matil õigus. Nii nagu alati. Mida sa treenerina oled, ütleme, Mati kõrval ja selle olümpia 4 paatkonna treeningute kõrval õppinud või kogenud või? Seda, et tegelikult minu jaoks oli see olümpiatsükkel väga huvitav kõrvalt jälgida, sest järsku kõigil tekkis väga kõrge motivatsioon. Meie nimetasime seda motivatsiooniks. Järsku hakkas Killing uurima kirjandust väga süvitsi, küsis nõu, sest sa võid üksinda iseendaga rääkida, issand, kui tark ma olen. Aga vaat, kui sa teisele pead seletama oma mõtteid ja siis sa pead need mõtted kõik läbi seedima. Et see on hea, kui keegi on kõrval. Kas sulle, kui sa vaatasid televiisoris seda finaalsõitu ja... ärge rääki. ma tahtsin küsida seda, et see medal tuli, et kas oli väike mõte ka, et mu abikaasa on tark mees? See ei ole mitte mõte, see on nii. Väga tore. Vaadake otsa, tark mees. Et lisaks sellele, et kõik tahtsid seda medalit ja see on alati hea tunne, kui soovid ellu lähevad. Aga sõitu vaadates pulss kõrgel ja... Me vaatasime
kõik koos lastega, meil on külaliste maja Pärnus ja siis meil on üks hästi suur sviit, kuhu kõik kogunesid, nii meie kalda kui teise kalda sõudjad. Ja mina ütlen ausalt, mina nutsin. Said ikka vaadata, ei läinud teise tuppa või kuhugi? Ei läinud, vaatasin, sest uskusin, kõik uskusid. Ja sellised küsimused veel, et sa oled väga hea noortetreener, et kes või mis on need omadused, mis teevad treeneri heaks noortetreeneriks? Sa pead lastest hoolima. Vaat, siin oli see sama küsimus Matile, et kuidas moodi kannatatakse ära see koolist ära tuleku aeg, kuni tulemused hakkavad tulema. See võib olla väga pikk aeg. Meie oleme Matiga aidanud seal isiklikult nagu Allarit, et ta sellest üle, aga sportlane peab ise tahtma. Ja tegelikult on võimalik leida neid vahendeid, et sportlane ei jätaks sporti, aga aru saada, kas ta on andekas või ei ole. Mõne võimed lõpevad siis, kui ta saab 18, mõni alles hakkab arenema. Ja vaat see on kõige keerulisem küsimus tegelikult. Öelda lapsele, et sorry, Ants, ma ei näe sus perspektiivi, et mine otsi endale see koht, iga laps on milleski andekas. Lihtsalt see tuleb üles otsida, milles sa andekas oled. Ja nüüd treener, see tundub julm, aga treener tegelikult peaks olema aus. Jah, see vist on see selline nagu eetika küsimus, et kas sa ütled, et parem mine tegele füüsikaga või mängi tšellot või midagi sellist? See on eetika küsimus, see on väga keeruline küsimus. Ja viimane küsimus, et mis teeb abikaasast hea treeneri abikaasa? Väga keeruline vastus on sellele. Arvata võib, et see ei ole lihtne elu. Ei, see ei ole lihtne elu, aga see ei ole ka midagi kohutavat. See on jumalast. Tähendab, ta tuleb laagrist, mõni viskaks koti, naine pese pesu ära. Aga Mati teab, kus on pesumasin meil majas. Ja meil on mehaaniline nõudpesumasin ka, nimeks on Mati. Et ta katsub seda tasa teha selliste pisikeste nüanssid ja nüketega, et järjest rohkem aitab. Ja kui mul on vaja ikkagi nõu sõudmisalast, absoluutselt ja alati kodust võtta. Aitäh, Mati!